Ütleme nii, et me oleme suht närvis juba. Ei ole. Tund aega möödas põhimõtteliselt sama koht, kilomeetri edasi. 71 kilomeetrit on jäänud. Mingi tund tagasi oli 74. Ja ei ole aru saada, millal see asi lõpeb siin. Ja ei ole isegi aru saada, milles probleem on, sest et terve aja tundub... 2 tundi on aega auto ära andmiseni. Sest seda mägede piirkonda ongi meil päris palju veel. Ja no, eks neis. Meil on 4:30 hommikul oli. Lähme ahve vaatama kajakituurile. Viimane päev põhimõtteliselt. Õhtul peab olema Cotevala City's autoga juba ja pole siin midagi. Mahutasime tagasisõidu päeva vara hommikusse veel Kanuu matka, mis algas 5 hommikul kestis paar tundi. Maagilised vaated, tasane jõevesi ning privaatne giidiga tuur oli ideaalne lõpp meie reisile. Nad on väga lähedal, nad on kuskil siin samas. Need teevadki seda hullu häält. Kajakiga Rio Dulces. Vist on Lake Isabali, mis on kõige suurem järv Guatemalas, üks osa, mis suubub siis Kariibide poole. Howling Monkid, ma ei tea, kas need on mööraahvid. Hommikune kajakituur, vaatasime, kuidas üks pesakond tegutses seal. Väike poeg rippus ema seljas. Maris navigeerib meid uhkelt. Loodame, et mitte päris võpsikusse, aga seda ei tea. Nombre igual. Oropendum. Taimede peale natuke raskem sõuda. Liigu edasi nii hästi. Puu alus sõitsime. Selline mõnus hommikune matk siis. Rahulik, ilus. Päike tuli välja, päris palav on juba. Inimesed on ilmselt endale siia mingid suvekodud või midagi sellist orgunninud. Aga miks mitte, väga mõnus, rahulik looduskoht. Linn ei ole rahulik, aga loodus on väga mõnus.
Algas pikk sõit tagasi Guatemala City suunas. Tundus, et 5 sõidutunnist taaskord ei piisa. Tahtsime kindlasti kohale jõuda enne autorendi sulgemist, et mitte maksta erinevaid lisatasusid, mis hilinemisega kaasnevad. 1,5 tundi veel peaks olema Guatemala Cityni, aga me oleme mingi 0,5 tundi või midagi sellist juba teetööde järjekorras passinud. Õnneks meil hetkel on veel siuke väike varu, aga me plaanisime veel enne autot pesta ja peaks asjad hotelli viima ja ütleme nii, et me oleme suht närvis juba. Ei ole. Tund aega möödas põhimõtteliselt sama koht, kilomeetri edasi. 71 kilomeetrit on jäänud, mingi tund tagasi oli 74 ja ei ole aru saada, millal see asi lõpeb siin. Ja ei ole isegi aru saada, milles probleem on, sest et terve aja tundub nagu mahuks. Näed ilmi seda? Mahuks. Kotkas. 2 rada, ühed minema, teised tulema, aga kogu aeg on mingi seisak. Veokid on troppi sees, siin tuleb nagu vahelt lõigata. No, ei tea, jah. Suht nahaalne värk on see siin. Ma kahtlustan, et vahepeal oli lihtsalt mingi veok oli risti tee peal ees, et ei saanud läbi, sest et ülipikalt ei tulnud ükski auto vastu. 2 tundi on aega auto ära andmiseni. Sest seda mägede piirkonda ongi meil päris palju veel. Tee laiendused vist, aga ma saan aru, kas niisama või nagu mingisugune varing siin olnud. Esmapilgul tundub, et saime välja. Ära hakka sõnama ära praegu. Ei no esmapilgul sellest konkreetsest ummikust. 1,5 tundi aega. Siit ikka saab otsa või? Guatemala City. Üritame sõita lihtsalt mööda tänavat otse, aga isegi see ei ole väga lihtne. Igal juhul kell on juba 6:20. Linna sisse sõit on suht hull, traffic. No siuke kellaaeg on muidugi ka, et kõik sõidavad, aga lihtsalt põhi selle tee pealt oli vaja kõrvale pöörata. Ja need, mis meie mapid näitavad, no ei näita õigesti. Mingid blokeeringud on ees ja siis teeb meile uue teekonna ja siis on ühesuunalised ja ühesõnaga kaardi järgi siin väga ei saa orienteeruda. No 4,6 kilomeetrit minna, aga see liiklus on jah, suht aeglane. Hullu meelne. Politsei pilkus. Jõudsime ilusti nüüd kohale, saime auto ära antud ja hetkeseisuga rohkem raha ei võetud ja andsime veel autorendi Eesti kommi ja väike altkäemaks käib asja juurde. Ma ei ole vaadanud ju. Gert ei ole vaadanud, aga no praegu friikartuleid saime veel. Ja jälle Lux Airbnb-s Guatemala City's. Jäime ellu. Juba järgmine päeva hommik ja tagasi minek Varti lennujaama. Kuidas reisi muljed on? Väga palju emotsioone. Eile juba sai meie see host päris palju informatsiooni meilt kiiruga. 3 lendu tagasi. 1 päris pikk. Öö Amsterdamis. Tuleb nagu 2 reisipäeva. Päris hea on see. Kuna tol hetkel pakkusid meile kiirnuudlid natukene rohkem pinget kui reisist rääkimine, siis võtame nüüd Eestis tagasi olles natukene reisi kokku. Mis on siis kõige meeldejäävam kogemus Guatemalas sinule, Maris? Minu jaoks oli kindlasti vulkaani otsa ronimine. Esiteks selline suur füüsiline eneseületus, kõik need ilusad loodusvaated ja purskav vulkaan taustal, et see oli kindlasti erakordne kogemus, mida igal pool ei saa kogeda. Ja teiseks jäi kindlasti meelde see mägiteedel seiklemine ja see väga-väga pikk reisipäev, kus me jäime pimedas mägedesse ja all on kilomeeter kukkumist ja pimedus ja kõik see oli kokku väga hirmus, et võib-olla sealt videost ei tulegi alati välja, sest ma olin liiga hirmul, et filmida. Aga jah, see oli nagu selline asi, mis jääb meelde. Mina tooksin välja siis selle looduse ja Tikali võib-olla. Et kõik sellised need iidsed varemed, maiade varemed ja on seda kultuuri nii palju alles ja seda saab nagu veel nii hästi ja nii suurelt näha, siis see nagu väga hea elamus. Ja üldse Guatemala puhul riigi mitmekesisus ja see, et sa võid minna suurlinnast imeilusa järve äärde, vulkaanide otsa, siis troopikasse,
tagasi suurlinna ja siis tegelikult põhimõtteliselt ka Kariibide äärde, siis see on, ma arvan, et üks väheseid riike, kus sellised võimalused on. Ja kui veel rääkida, mis oli võib-olla selline kontrastne võrreldes Eestis elamisega, et inimesed elavad ikkagi väga tagasihoidlikult. Me sõitsime päris palju autoga läbi väikeste külade ja pikki vahemaid, et siis need majad on ikkagi sellised üsna lahtised, kuna seal on soe kliima aastaringselt. Et jah, et huvitav oli näha, kuidas inimesed elavad mägedes ja polegi nagu palju vaja, et iseenesest paistsid kõik väga õnnelikult, nii palju inimesi, kui me nägime. Sama asi, mida mina isiklikult olen näinud Lõuna-Ameerikas, on see, et inimestel ei ole üldse mitte palju, neil on väga vähe varasid, neil on väga vähe võimalusi tegelikult, sest loodus on suhteliselt karm, nad peavad seal harima oma põlde keset mägesid ja tegelikult nad tahavad ikkagi siiski sulle nagu ka selle vähese ära anda ja nad on väga-väga rõõmsad. Mida soovitaksid neile, kes tahavad Guatemalasse minna? Kõigepealt me kindlasti soovitaksime Guatemalasse minna. Jah, et põhimõtteliselt oligi nii, et algus nagu riigist ei olnud midagi, siis vaikselt hakkad ikka uurima ja lugema ja siis endal oli ka päris siuke, et kõiki videosid ei tahtnud vaadatagi YouTube'ist, et eks seal on nagu kindlasti selliseid piirkondi, kuhu ei tasu minna, kaasa arvatud seal Guatemala City's, kuhu suure tõenäosusega siis kõigepealt lennata üldse. Et seal on jagatud see linn tsoonideks ja päris paljud tsoonid on sellised, kuhu turistidel ei soovitata minna ja ka seal kohalikud inimesed väga ei sattu, sest seal on gängipiirkonnad ja mingid narkokahtlased tehingud toimuvad seal, et meil selles mõttes vedas, et meil ju mitte midagi kahtlast tegelikult ei juhtunud. Kõik oli selline pigem kõhe, oli see mägiteed ja sellised asjad, aga kordagi ei nagu tulnud keegi meile ligi. No me tegelikult, ega me ei käinudki võib-olla sellistes kohtades, meil oli teadlik valik Guatemala City's võimalikult vähe aega veeta, sest meie jaoks suur linn ei ole võib-olla nii huvitav, kui on need loodusvaated, mis me eelnevalt paika panime, et kuhu me tahaksime minna, sest et selle 2 nädala jooksul tegelikult sa ei näe kõike. Soovitus olekski, et tegelikult planeerida rohkem aega iga koha peale, kuhu minna. Et asi, mida meie teeksime teistmoodi kindlasti oleks panna võib-olla iga koha peale 1-2 lisapäeva. 3 nädalat oleks nagu paras selle sama ringi osas, mis me tegime. Meil oli üsna palju sõidupäevi vahepeal tuli, mis ka palju näed samas on ju. Et kui lennukiga lähed sinna Tikali, saab lennata ka, paljud lähevad otse lennukiga, et siis jällegi jääb kõik see vahepealne loodus ja inimesed ja külakesed nägemata, nii et selles mõttes jällegi soovitaks seda autot rentida. Kindlasti, sellega näeb ikkagi hulka rohkem. Ja sinna selle aja planeerimise juurde see ka, et meil olid umbes poole tööpõimsed olid paika pandud ja pooled seal lõpupoole olid siis jäänud veel, et koha peal vaatama. Mis ka jällegi õigustas ennast vägagi, sest et plaanid nagu võisid muutuda ja saime otsustada jooksvalt, et kus me tahaksime ööbida ja kas tahame kauemaks jääda. Ja mis kindlasti veel tuleb kasuks on hispaania keeleoskus, sest minul on nullilähedane ja Gerdil on võib-olla paari sõna lauset teab, aga tegelikult kumbki meist ei räägi seda, et kindlasti need kohalikud ei räägi inglise keelt väga paljudes kohtades. Kui sa hätta peaksid jääma kuskil, siis tuleb kasuks. Oluline on siinkohal see, et tegelikult saab nagu hakkama. Kui sa vähemalt üritad natukene midagi öelda neile hispaania keeles, siis sa ei paista nagu nii suur gringo neile. Sa oled nii gringo, aga siis nad vähemalt näevad, et sa proovid ja üritad nendega suhelda nende enda keeles. Ja ilmselt saad ka veidi parema hinna. Väga paljude selliste teenuste hind kujuneb seal täiesti jooksvalt. Hindasid nagu väljas ei ole ja sulle lihtsalt öeldakse mingi number vastavalt siis sellele, kuidas see neile tundub. Aga jah, et on kohti, kus kindlasti ei saa hakkama üldsegi ilma hispaania keele. Ja üldsegi enne reisi sellest võib-olla ka rääkida seda, et tegelikult tasub kõvasti ette planeerida neid asju, et Guatemala puhul on oluline see, et ta asub piirkonnas, kus on kohati malaaria risk päris kõrge, kohati ta muutub vastavalt kliimale, aga see tähendab seda, et tuleb teha eelnevalt malaaria kuur, mis siis võtab ise aega juba ideaalis vist paar nädalat. Meil jäi natuke viimase hetke peale see juba. Jah. Rahvusvaheline autojuhi luba, jah. Drooni lennutamise erinevad load. Et see oli päris koomiline protsess, siin paar nädalat enne reisi juba hakkasin seda ajama ja lõpuks see läks nagu nii piiri peale, et õnneks läks kõik hästi, aga see võtab aega. Kokkuvõttes siis võime öelda, et soovitame igal juhul väga ilus riik, toredad inimesed ja võib-olla veel ikkagi üsna selline avastamata pärl, et mingid kohad kindlasti nagu see Tikal ja sellist on palju läbi käidud, aga need väiksemad külad seal kuskil
keset seda riiki, et need on kindlasti sellised, kus sa oled ilmselt ainus turist. Igal juhul jäime väga rahule ja kindlasti tuleb selliseid reise veel. Ja aitäh, et vaatasite, kes siiamaani jõudis üldse.